Tere, hea EKOS TV kuulaja ja vaataja. Tere tulemast kuulama meie tänast saadet. Meie seekordseks teemaks on naiseks olemine läbi elu. Mis see naise olemus siis ikkagi on? Ja millised on need naise erinevad eluetapid? Ja kuidas naist toetada? Sellest me hakkamegi täna rääkima. Saade on mõeldud vaatamiseks nii naistele kui ka meestele. Mina olen Kadri Pekko ja minu tänane saatekülaline on loodusterapeut, retriitide ja sündmuste läbiviija ning elutantsija Kristina Paskevitsus. Tere! Tere! Aitäh, et sa jagad meiega täna oma taipamisi, oma väge ja seda infot kõike, mis sa oled kogunud aja jooksul. Ja sa oled kirjutanud, et sa oled juba ligi 20 aastat vaadelnud seda müstilist, imelist, imeilusat tegelast nagu naine läbi iseenda ja läbi naiste enda ümber. Ja lisaks sa teed ka igapäevaselt teraapiat nii naistele kui meestele. Kuidas sa, Kristina, üldse oled jõudnud selle teemani, selle naiste teemani? No, naiste teemani olengi jõudnud läbi iseenda. Kui ma kuulasin sinu sissejuhatust, siis mõtlesingi, et jah, ma olen lihtsalt üks naine, kes lahkab naiseks olemist või kuidagi ikkagi läbi iseenda räägin, milline siis see naiste maailm on. Aga tegelikult me oleme naistena ka ikkagi indiviidid, eks igal naisel on ju see oma tunnetus, kes on naine või kuidas tema on naine või kuidas tema naisena läbi elu on elanud. Ja samamoodi minul. Aga selline võib-olla teadlik selline mõtestamine endast kui naisest algaski minul 23 aastat tagasi esimese lapse ootusega. Et kui enne seda oli tegelikult, ma olin selline, suhteliselt selline rebel tüdruk on ju, ega ei olnud nagu, et tegelikult ma tahtsin praegu öelda, et siis ei olnud see naiseks olemine nii oluline, aga tegelikult ei ole olnud. Tegelikult ikkagi kuidagi see ilus olemine ja kuidagi tantsimine ja see on ikka alati oluline olnud. Olgugi, et ma olin võib-olla selline siis nagu rohkem pätt-tüdruk. Aga jaa, selline teadlik naiseks olemine või mõtestamine algas siis lapse sünniga, esimene laps oli mul tütar ka, et siis muutus nagu tõesti hetkega kõik, et ma teadsin, et ma olen lapseootel, siis oli äkki, et oota, mis mõttes, sellepärast, et kui enne on nagu olnud selline, kõik on ju niisugune lihtne, oled selline suhteliselt maast lahti kellegi eest, sa ei pea hoolitsema ja elu on ikkagi selline nagu lendaval vaibal, selline mõnus hõljumine. Siis oli nagu selge, et minu sees kasvab elu, mina annan seda elu, siis sai äkki nagu kohe, minul see nagu päeva pealt nagu selgeks, et mida ma söön, see kõik mõjutab minu last minu sees, mida ma mõtlen, kuidas ma hingan, kuidas ma liigun, ühesõnaga, ja üleüldse, et millest maailm koosneb või siis tuli ka see hingeline vaimne aspekt, tulid kõik mängu, et just, et mida ma oma lastele räägin või ja siis tuli ka esimest korda tegelikult ka surmamõtted on ju, surma-sünnimõtted, sünnimõtetega tulevad ka surmamõtted, et ühesõnaga ma olin siis 24-aastane ja paugust ja jube lihtne oli jätta suitsetamine maha, joomine maha ja kõik ja need ei ole kunagi nagu tagasi tulnud ka. Ja nii oligi ikkagi selline täiesti totaalne elu muutus ja pigem siis muutus selles mõttes, et muutus teadlikumaks naiseks ja muutus sügavuste poole. Ja siis sealt hakkaski selline teadlikum mõtestamine. Ja kuna ja sealt tuli ka see terapeudi nagu staaž või elu algas sealt, sellepärast, et see lapse sünniga tegelikult juba ka lapse ootusega oli selge, et ei tahaks iga väikese asjaga joosta arstide juurde. Et kuidagi oli ka see, et kui see laps on nagu nii õrn ja nii puhas, et miks ma siis peaksin talle andma nagu mingeid rohtusid. Et ühesõnaga pool aastat laps ei saa üldse midagi peale rinnapiima, aga siis äkki tuleb mingi köharohi või nohurohi või ühesõnaga, et siis äkki tunduski, et oot, eks, et nii puhtad kehad, nii puhtad hinged, et neid võiks ju toetada niisuguste pehmete teraapiatega, et ravimtaime, et kõik see ja ennast samamoodi naisena. Ja siis oligi selge, et
et peabki ise ennast kurssi viima, et see käib kuidagi nagu naiseks olemise, emaks olemise juurde, et see ikkagi sellisel kodupere naise tasemel ikkagi oskadki oma pere tegelikult tervena hoida. Ja see tervena hoidmine tegelikult algab ju kõigest elustiilist, mõtlemisest, suhtest, toitumisest, noh, ja see tervik on ju. Tervik ikkagi. Nii et see terviktunnetus, see lapse ootele jäämine ikkagi tõi minule sellise terviktunnetuse naisena. Et seal sa tegid sellise restardi. Täieliku restardi. Oma päti tüdruku staatusele. Täiesti, jaa. Aga just, et kas nagu tegin, aga see lihtsalt tuli. See tuli sulle, on ju. Lihtsalt tuli. Et täna me võikski rääkida nagu sellistest, ongi sellistest naise eluetappidest, sellest elukaarest nii-öelda. Aga kõigepealt ma küsiksin su käest seda hoopis, et ma tegin meestega saade, meeste teemalise saate Tiit Trofimoviga ja esimene küsimus oli talle, et kuidas meie meestel praegu läheb. Siis ma tahaks naiste saates nüüd küsida, kuidas meie naistel praegu läheb. Mul on nagu 2 vastust, et meie naistel läheb üldiselt hästi. No kui me mõtleme Eesti naisi, on ju, me oleme ikkagi Eesti maa peal, on ju, siia Eesti maa peale sündinud, et üldiselt naistel läheb hästi. Ja siis teine vastus on, et no, naistel ei lähe väga hästi. Nii et ja mõlemas vastuses peitub tegelikult tõde. Ja võib-olla ka, kui ma siia täna sinu juurde tulin, siia vestlusele, siis selles tänases päevas jõudis olla juba minu isiklikus elus niimoodi, et tohutut tormi, et niimoodi kuidagi nagu maailm kukub täiega kokku, ma ei tea, sukapüksid lähevad katki, tunned, et sul on vaja õhtul intervjuud anda, kuri hakkab karedaks minema, siis mingid hetked, kus tunned, et issand, kõik on täiesti täiuslik. Sa oled nii kohal, kõik asjad jooksevad nii hästi kokku ja juba järgmisel hetkel on jälle, sa oled kuskil tipptunnis, jälle on torm lahti, ja ma ei tea, mingi. No lihtsalt see naise olemus on lihtsalt selline. Ükskõik kui teadlik, maandatud, ma ei tea, mida kõike sa võid enda kohta öelda, on ju. No lihtsalt see naise olemus, kui sa oled tegelikult ikkagi selline hästi elus. Ja no just selline nagu elus naine, no siis oled sa loodusnähtus. Ja see loodusnähtus ikkagi tähendabki seda, et seal on kõike, nagu ilmad paar päeva tagasi on ja päike paistab, mine välja päevitama, järgmisel hetkel on lumetorm, täiesti taevas on totaalselt hall on ja järgmisel hetkel jälle täis vaikus on ja nii et kuna see naise olemus on selline, siis nagu tähendabki seda, et sa võid ka 1 päeva jooksul öelda, et mul läheb nii halvasti, järgmisel mul läheb nii hästi, aga muidugi nali naljaks, et sellises nagu sügavamas plaanis võib-olla ütleks niimoodi, et ajad muutuvad, eks, et ütleme niimoodi, et väga lähiolevikus veel, meie selline lähiajalugu on ju, kui me mõtleme seda, et kui minu ema on sündinud kohe peale teist maailmasõda, kui minu vanaema on sündinud selle esimese maailmasõja järel, et ühesõnaga minu nagu elus põlvkonna naised, tulevad veel nagu väga rasketest aegadest tegelikult. Et see on nii alles olnud, kus nad on näinud on ju, sõda, nälga, väga lihtsat elu, rasket elu. Siis nagu mõnes mõttes me alles tuleme nagu alles nendest esimesest ja teisest maailmasõjast nagu välja. Ja nagu alles need mina ja siis minust nooremad põlvkond naised alles nagu justkui tervendavad nagu neid hirme mineviku ees, tuleviku ees. Et selles mõttes, ja seal ongi täpselt ka see hea ja halva aspekt sees, et see naise kuidagi arhetub või roll või olemus, nagu et milline üks naine peab olema või kas üldse vaja tegelikult niimoodi öelda, et milline üks naine peab olema, et me oleme eelkõige inimesed meestena ja naistena, aga ikkagi
et seda ei saa ka eitada, et ma olen ikkagi naise kehasse sündinud ja see juba naise skelett on teistmoodi mehe skeletist, eks ole, või luustikust, mida naine jaksab teha, mida mees jaksab teha. Ja see ei ole ka niimoodi, et jälle, et ei pea minema nagu seierite otstesse. Et selge see, et kui üldiselt naistele sobivad need asjad või üldiselt naised toimivad nii, see loomulikult ei tähenda seda, et kõik naised toimivad nii, eks. Või noh, nagu ma ütlesin, ma isegi päeva jooksul toimin juba 10 erinevat moodi. Aga jaa, et selles plaanis, et kuidas nagu naistel läheb, siis ma arvan, et me väga otsime veel oma nagu kohta, et meil ei ole olnud nagu põlvkondade kaupa, on ju, sellist väga mingit stabiilset perioodi, et kuhu me oleks niimoodi ära maandunud, et kuidagi jaa, et mu juba vanavanaema tegi nii ja vanaema tegi nii ja ema ja siis me oleme olnud nii heas ühenduses kõik ja kõiki lugusid ja laule ja jutte on kõike edasi räägitud ja et noh, on ju, et Kadri, me tuleme nagu ühiskonnast, kus ei ole harjutud rääkima oma tunnetest, oma vajadustest, oma ihadest, või siis, et ei ole kombeks, ei ole sellist sõnavaragi, ei ole sellist aega. Nüüd meil on aega, me ei pea enam oma ellujäämise pärast vaeva nägema, eks, et kangast telgedel, ma ei tea, lastele on ju kangast kuduma ja tohutult nagu rohima ja juurvilju loomi kasvatama. Et meil jääbki aega juba sagedust tõsta, tulla sellest alumistest tšakratest ülespoole, tegeleda oma hingega, tegeleda oma vaimuga. Et see on ju suhteliselt äsja nagu juhtunud, et meie põlvkonnal on nagu selline võimalus ja see muudabki kõik, aga see on meile uus. Et mul ei ole tegelikult sellist nagu head tugeva ajalugu sellega. Nii et me tegelikult nagu naistena ka avastame täiesti uusi rolle nagu kogu aeg, ja samas nagu naisena juured, sidemed eelmiste põlvkondadega on jälle hästi olulised, kuna me sünnitame lapsi ja siis sa annad sealt kõik selle jälle edasi, kas või alustades juba unelaulust, või see, et kuidas ma ennast sünnituseks ette valmistan või, et see võiks ju tulla kõik oma emalt, vanaemalt, vanavanaemalt, õelt, tädilt, eks. Nii et see ongi selline nagu nii ja naa, nii et juured naise jaoks on tegelikult hästi olulised, meie kultuurilugu ja just, et ma olen nagu järjest rohkem uurinud meie nagu põliskultuuri ja rohkem nagu seda rahvapärimust, et siis tõesti näiteks ka unelaulude puhul on ju, nagu ütleme selliste Regiväri selliste unelaulude puhul oli niimoodi, et see anti üle põlve on ju edasi, sellepärast, et kui sina oma lapsele laulad, väiksele beebile, siis ta ju tegelikult ei õpi seda laulu ära, on ju, sest ta ongi väike, sa kussutad teda nagu magama, aga nagu sinu hääl nagu rahustab. Jah, hääl rahustab, aga selles mõttes, et õpib ära selle laulu, siis minu lapselaps on ju. Või selles mõttes, et see läheb nagu üle põlve, nagu antakse neid on ju laule edasi, et sinu laps veel ei õpi seda ära, on ju, aga kui sa laulad oma lapselapsele, on ju, siis sinu täiskasvanud on ju, tütar nagu õpib selle ära. Ja siis tema, ühesõnaga, et seda ka sellised nagu huvitavad järgnevused, kui me oleksime nagu rohkem koos, on ju, nagu rohkem jagaksime, rohkem teeksime asju nagu koos. Aga mida teha, kui ei ole nagu sellist head läbisaamist oma naisliiniga või oma, kas siis tütardega või emadega, vanematega? Jaa. No eks see tegelikult lõpuks me peame vastutuse võtma iseenda eest nagu alati. See on ju kõik selline toetav üksus on ju oma kallimad, oma lapsed, oma pere, eks. Et noh, nii ongi, vahest ei ole lihtsalt seda pere ja siis ei saa lõputult elada mingis ohvris. On ju? Et elu on siin, elu on väärtuslik, elu on kohutavalt väärtuslik. Mul on antud see imeline keha, selles kehas ma siin maal selles elus sõidan, nagu teda tuleb imetleda, austada, hoida, lugu pidada täiega ja juba see on lihtsalt nagu nii ilus elu osa, et sa lihtsalt nagu hoiad ennast, väärtustad elu ja saad iseendaga nagu hästi läbi, leiad iseendas armastuse, iseenda vastu, maailma vastu, siis noh, loomulikult, et see võib olla ka nagu lõputu jälle sellise
kannatuse osa, et vaata, me naistena ka ikkagi oskame väga hästi kannatada või noh, nagu, et see kuidagi see kannatus on nagu elu osa või noh, väga kergesti sinna langeme. Vaata, meil ongi ju programmeeritud ka, et kes kannatab, see kaua elab. Issand jah, selline on ju nagu jah, programmeering, et ikka vähem kannatust luua, ikka vähem kannatust, et nii ongi. Kui need suhted ei ole head, siis mis seal ikka, ma proovin endast anda kõik, et mina neid suhteid hullemaks ei tee, aga vahest on ka vaja lihtsalt eemalduda ja keskenduda iseendale, võtta paus, on ju, et kui kuskil on mingi tüli üleval, mingi kannatus üleval või ka mingi väga suur eluperiood või muutus, siis ja muutus ongi uus, on ju, muutus on ju tundmatu, siis on hea alati võtta korraks paus, hingata sisse välja, on ju, natuke tunnetada, natuke õhku nuusutada. Natuke seedida. Jah, natuke seedida, on ju, ja tegelikult nagu puhtana uuele vastu minna, et ta ära tunda, on ju, et temaga siis nagu uus side luua. Nii et sama on siis suhetega, et oli, mis oli vahest lapsepõlves või on nagu need suhted või lahku minnes või ei oleks vaja liiga palju sinna kannatustesse jääda. Et iga muutus on tegelikult hea ja iga tegelikult muutus tähendab ju kaost, aga peale kaost tekib alati uus kvaliteet. Nii et seda karta, et sul on elu antud, sa oled elus ja nüüd äkki ühest hetkest kuidagi elu ei kanna, et tegelikult see ei ole tõde, et elu kannab tegelikult nagu kogu aeg, kui sa lubad kanda. Just väga vastuvoolu ei uju. Ja või liiga palju ei ole sellises ohvris või kannatuses, et sa ei märkagi, et elu tahab elamist ja seal on rõõmu ja nalja, kergust ja põnevust. Aga mulle tundub, et kogu see nagu info või see teadmine tulebki nagu mingis eas. Aga kui nüüd minnagi sinna selle naise sellise tsükli, nagu sellisesse etappidesse, et alustaks äkki sellest noorest neiust, et kuidas teda nagu toetada või märgata rohkem, või kuidas ta nagu ise saab ennast, et kas või, kui näiteks emad vaatavad seda või isad või nad ise vaatavad, et... Ma vaatan oma tütarde pealt, eks ju, kui ma mõtlen ka iseennast, et see tüdrukutel lihtsalt ühesõnaga kõigepealt tuleb ikkagi igat last vaadata kui inimest, kui indiviidi. Et selge see, et üks on poiss, teine on tüdruk, on ju, aga ikkagi, et kindlasti kohe mitte suruda talle peale nagu mingeid neid arhetüüpe, eks. Et tüdruk käib nii, käib roosas kleidis, eks ole, on lilleline, õhuline, on ju, või tüdrukud seda ei tee või toda ei tee, on ju. Et siin tuleb juba, meie oleme küpsemad, eks. Emana, isana, et seda tuleb ka nagu hästi vaadata, et ikkagi need inimlikud väärtused eelkõige oleks paigas. See on nii nagu harjumuspärane, et see tuleb nii loomulikult. Tuleb väga kerge. Tüdrukud nii ei tee, tüdrukud nii ei istu, tüdrukud nii ei räägi. Jah, või paneme kohe nagu kuidagi tegema siis need poisid neid asju ja tüdrukud neid asju, on ju. Et ma arvan, väga tore on saata vanaisaga kalale nii oma poeg kui tütar, on ju, ja siis vahest nii poeg kui tütar lilleaeda kutsuda vanaemaga, on ju. Kui see nii peaks olema, on ju, või siis, et vanaemaga kalale saata ja vanaisaga lilleaeda saata, on ju. Et ühesõnaga, et võtta elu ikkagi hästi normaalselt ja hästi avaralt. Et olla nagu, et iseendas ka see lapselik uudishimu ei kustuks. Et seda me ikkagi saame kõik iseendas hoida. Aga tüdrukutena, mis ma oma tütardelt olen näinud ja mis mul endal ikkagi oli, on see, et tuleb selline ikkagi see, kui see on see printsessi aeg, on ju, et tuleb nende tüdrukutel lasta nagu tantsida, laulda, kõik need kaunid kunstid, pehmed kunstid, on ju, et ühesõnaga tulevad need peale, tuleb seda toetada, tuleb ilu toetada, et midagi ei ole teha, et ilu maailmas on hästi-hästi oluline. Et me näeme oma nagu, sul on ka täna siin need tikandid ja kõik, et kui sa vaatadki meie nagu seda rahvapärimust, on ju, vaatad meie rahvariiete tikandeid või, et kui ilus on see kõik, eks, et lihtsalt see on nagu puhas ilu, et miks see niimoodi mõjub, ongi see, et seal on harmoonia. Ja siis see harmoonia toidabki. Et ühesõnaga, et see ilu ikkagi, ma tahaks öelda, et nagu päästab maailma, aga ma ei tea, kas alati seda maailma nii hirmsasti vaja päästa. Et võib-olla, kui me lihtsalt laseme rohkem, anname rohkem ilule võimaluse,
siis ei ole ka äkki vaja päästa midagi. Nii et kuidagi seda hästi toetada seda väikeste tüdrukute, seda tantsimist, hõljumist, ilulemist, lilli, et kõik see, et sellepärast meie elus on niikuinii erinevaid perioode, on ju. Et nagu võib-olla siis ka lihtsalt see, et nagu lubada õrnusel olla. Et kuidagi ikkagi see mingi elukarmus tuleb nagu nii ruttu peale, et õrnus on ikkagi selline, tuli selline sõna peale nagu selline eriline substants, et kui ma vaatan vahest oma teraapiates ka, et keha peal ka, et kui teed massaaži või vajutad punkte, et ei ole vaja alati neid punkte ja seda keha nii hirmsasti nagu nii jõuliselt vajutada või neid punkte nii jõuliselt vajutada. Et teinekord on ikkagi niimoodi, et läbi õrnuse inimesed tervenevad ja vägagi sügavalt ja väga põhjalikult. Nii et see õrnus on ka midagi, mis puudutab väga sügavalt hingekeeli. Nii et lubada tüdrukutel olla õrnad, olla nendega õrn, et nad oleks hästi õrnusega kontaktis. Sellepärast, et kui nad siis saavad suureks, siis seda õrnust läheb igal juhul vaja sel ajal, kui sa ootad last on ja siis seda beebit sünnitad ja imetad. Et sa oskaksid ise enda vastu õrn olla ja oskaksid siis oma selle väikese beebi vastu õrn olla. Nii et ma arvan, et see selline õrnuse seeme istutataksegi nagu seal sellisele väikesele tüdrukule sisse just seal, kui ta on selline pisikene ja selles printsessi või haldja elus. Ja ma tunnen ka, et nagu see tütarlaste sellist nagu naiivsust ka, et las nad siis olla naiivsed. Et see ju ka ei ole halb tegelikult, et nad alles ju õppivadki ja kogevadki ja saavadki ju infot, et kuidas. Ja, täiesti nõus, et me nagu kardame natuke, see naiivsus on nagu igal juhul midagi paha, naeruväärset, eks. Aga nagu me praegusest maailmast näeme, kui peas me kõik oleme, et pigem on nagu probleem praegu on ju selles, et me vaatame, mis on naiste probleemid, et siis me oleme liiga peas ära. Oleme liiga asjalikud, oleme liiga sellises tegutsevas maailmas on ju, tegutsevas sellises minekus, hästi oma graafikutes, hästi tublid, hästi targad on ju, et seda võib ka olla, aga see peab olema tasakaalus. Vaat selle sama võib-olla siis see naiivsus ei ole populaarne sõna, aga ma arvan, et see ongi täpselt niimoodi, nagu mul üks sõber ütles, et ma olen nagu, mul on hetki elus, kus ma olen absoluutselt täiesti tõsine, kõik on nii sügav, ongi, ma olen täiesti kohal, ma ei tohi lubada endale mingit nalja, naeruvääristamist, midagi, et kuna ma olen terapeut, inimesed nagu tulevad, usaldavad ju oma elud, oma tervised nagu mulle, on ju. Või vähemalt, et ma olen öelnud, et ma olen valmis ära kuulama, siis ma olen nagu väga-väga nagu mõtlen läbi, räägin, väga asjalik, nii on ja mulle nii meeldib, et mu elus on sellised hetki on ja täpselt ma olen nagu mingi naiivsuskuubis. Ma tõesti totakalt nagu itsitan, tantsin, lebotan, võtan endale vabaduse, mitte midagi teha, enda eest hoolitseda on ju. Ühesõnaga ikkagi ka tõesti väga rumalaid nalju teha, kõike seda ja tõesti lihtsaid asju, lilli ja liblikaid ja lihtsalt enda ilusaks tegemist või ühesõnaga selliseid nagu väga-väga ilusaid lihtsaid asju ja kohe tunned, et hingekeeled on puudutatud. Ma ütleks isegi niimoodi, et ma näen, et isegi minu see naudingulisus on tegelikult sellega seotud. Sellepärast, et ega siis kui sa oled partnerluses ja teil on kohting, on ju, ükskõik siis, kas sa oled abielus või ei ole, on ju, ikkagi suurtel inimestel on kohtingud, on ju, et kui sa tuled töölt ära ja lapsed on maga pandud, et siis ka oma mehega on ju kohting. Et kui sa sinna kohtingule lähed ka nagu nii, on ju. Tõsisena ja sellisena. Ja tõsine ja siis paneme nii, on ju, see lamp ja tassid ja too siia ja käsutad meest ja on ju, et ikka kõik oleks jälle ikka nagu korralik ja perfektne ja et see valgus siit ja see siit ja ikka veinipudel ja küünal siin ja ikka küünal paistab, ma ei tea, silma paneme sinna. See on juba tund aega kohtingust juba möödas, on ju.
nagu kus võiks olla see, et nagu täpselt, et see oskus teha see sõrmenips on ju, ja sa oled sellest sellisest asjalikust planeerivast on ju naisest, on ju, nagu sellisesse, sellepärast, et selline väga sihuke karm planeeriv naine ikkagi ei ole reeglina naudinguline naine. Minu meelest ongi nagu see arhetüüpide teema ka, et ollagi see eluterve tütarlaps ja armastaja ja perenaine. Et see ongi nagu see koht, see naise see töö kogu aeg, see switchimine nende, et nii, nüüd ma olen selles energias, nüüd ma naudin ja seda peabki tegema, midagi ei ole teha. Tegelikult nii ongi, tegelikult on ju väga kihvt teha perele süüa pliidi ääres, eks, ja hoida oma kodu korras ja see on, kodu ongi ju see sinu väike oaasikene, on ju, kus sa saad täpselt kõike niimoodi korraldada, nagu nüüd sulle meeldib, on ju. Mitte keegi ei tule sulle midagi ütlema, sa ei pea tegelikult ostma sealt kataloogist seda mingit mööblit, on ju, et mis on kõigil teistel ka, sa saad seal kõik kujundada nii nagu tahad, on ju. Sa saad hoida energia puhtana, on ju, sa saad hoida seal, sa saad nagu hoida ja luua väga kihvti keskkonda, on ju, sa saad oma perele pakkuda maailma kõige maitsvamat, lihtsamat, puhtamat toitu, armastusega tehtud toitu, on ju, et see on tegelikult puhas nauding olla selles perenaise rollis, eks. Küsida rohkem abi, kutsuda oma lapsed, mees, on ju, vahest ka sõbrad, vahest sugulased appi, teha rohkem koos süüa, on ju, koos selliseid ka kodusemaid olekuid ja see perenaise roll ei pea üldse olema kannatus või et siin on ka oht ära uppuda, on ju. Aga et kui oled perenaise rollis, siis ikka naudi seda täiega ja võta nagu täie tõsidusega, eks. Ja nii on ja kui on ikkagi aeg olla nii-öelda selles armukese rollis oma mehele, siis unusta kõik igasugune sahkerdamine ära, on ju. Et seksis on ikkagi niipidi, et seksuaalsuhtes või partnerlussuhtes peab ikkagi mees andma naisele, on ju, kui naine on oma maailmas olemuselt niikuinii andja, eks. Et ta annab maailma lastele, kodule, on ju, ja siis, kui sa nüüd veel seksis pead ka nagu õhtul seda seksi algatama, on ju, selleks ei ole naisel tuld, eks, et naise seksuaalenergia nagu puhanud olekus on ta tegelikult külm, eks. Et siin on nüüd see osa, kus peavad mehed, on ju, naise üles soojendama. Nii et seal nagu liiga palju planeerida, liiga palju sahkerdada ei ole vaja, et kui magamistoas on ikkagi nagu tuleb naisel nagu lõdvestuda ja anda ohjad ära ja olla lihtsalt selline pehme, voolav, naudinguline naine, on ju. Ja siis on samamoodi rollid, et naine tahab samamoodi karjääri teha, on ju, lastele toeks olla, et sellel on kõigil nagu oma aeg ja koht, on ju. Et täpselt teed oma doktorikraadi ja loed raamatuid aga see ei tähenda seda, et sa ei peaks tegema või nautima täpselt oma lastele söögi tegemist või oma mehele sellist meelast naist olemas. Nüüd me põhimõtteliselt jõudsimegi sinna teise naise sellesse tsüklisse, perenaine, ema. Kuidas seda naist saaks selles kohas nagu toetada? Et kui ongi see, et ta on ka praegu kodukontoritega ka tihti selline, oledki üks naine, aga sa oled samal ajal logistik, sa oled kokk, sa oled matemaatikaõpetaja, sa oled nagu kõike. Kuidas naine suudab nagu ennast vahetada nendes rollides ja... See on loomulik, tegelikult on see meile loomulik, ma arvan, et mõned naised on ikkagi väga õnnelikud praegu nende kodukontorite kõige üle, eks, sellepärast, et see tulebki meil nii sujuvalt välja. Naine, ütleme niimoodi, et naist võibki võrrelda nagu veega, vee olemusega, sellise voolavusega ja see, et vee on ju, valad siia kannu, siis oled sa on ju ümar, valad teise kannu, mis on, ma ei tea, kandilise disainiga, on ju, sa oled säki kandiline, et nii lihtne veega ongi, et tegelikult meile sobib liikumine ja veele vaata sobib liikumine, eks. Vesi ei kannata liiga kaua olla nagu seisvana. Et natuke aega ta võib meil siin klaasis olla või kannus, aga on juba 2 või 3 päeva, siis ta lihtsalt vaata läheb vanaks, roiskub ära või nagu seisev tiigivesi või. Et vee asi on kogu aeg voolata, liikuda. Nii et selles mõttes on nagu, see on naise omadus. Siin on, ma ütleks siis pigem niimoodi, et see on naise omadus olla liikuv, voolav, vormi muuta, nagu seda rolli muuta. Nüüd on pigem nagu niimoodi, et kui sa oled nagu selles naiselikkuses kohal, et kui sa nagu armastad ennast naisena, kui sa oled ennast täielikult vastu võtnud naisena, siis ei tohiks sulle mitte mingit raskust valmistada.
et sa pead lihtsalt võib-olla, siin tuleb mängu pigem see inimlik tarkus küsida abi või nõu, kui sa oled lihtsalt väsinud või juhe on kokku jooksnud või et need on pigem isegi mitte niivõrd naiselikud omadused või üldinimlikud, et me märkaksime, kus me vajame abi ja toetust. Et ise kommunikeerida. Ja puhas suhtlus, et ikkagi väga paljud asjad on, jäävad sinna suhtluse taha nagu. Ja samas ka see, et lubada endale aega võtta. Ja mul oligi praegu üks huvitav, mõnda aega tagasi üks selline huvitav dialoog, kus me kuidagi, või endal ka selline huvitav periood, et kus ma vaatasin nagu sellist nagu varga energiat endas. Et nagu, kust ma siis ikka niimoodi natuke tahan varastada, kuskilt tahan midagi poole hinnaga, siis ma tahan üldse kuidagi nagu ilma rahata kuskile sisse libiseda vahest mingitel üritustel, või siis vähemalt, et kui ma seda saan, siis ma olen kuidagi nii õnnelik, et ühesõnaga nagu, või siis, et ja vahest on isegi niimoodi vaatasin, et ma olen pidanud ennast vargaks just, et alati ei ole niimoodi, et ma muudkus klikerdan, ja tegelikult olen õudne varas, aga ma ei taha seda tunnistada. Ja vahest on nagu niipidi, et ma ei ole üldse varas, aga ma tegelikult pean ennast vargaks. Et nagu ühe naisega rääkisime, et ta ütles, et et praegu ka siin istume, kohvitame, ja nagu täiega nagu varastan seda aega praegu oma laste tagant, ja siis äkki meil oli koos nagu, aga me ei varasta ju. Meil on nagu tore olla, sul on nagu hetk iseendal, hetk sõbraga, see ei ole mingi varas. Et see on nii vajalik, see ei ole nii, et sa oled nüüd laste oma või oma mehe oma või, et kuidas siis niimoodi on, et ega siis sul naisena ka, kui sa oled täiega tühjaks jooksnud, sul ei ole maailmale midagi anda, sul ei ole rohkem ja midagi ega kedagi anda, kui sind on või kui palju sind on. Et ühesõnaga, see ei ole vargus minna nagu sõbrannaga vahest lihtsalt kohvitama kõik. Ei pea isegi ütlema, et meil on need tähtsad jutud või me pole ammu kohtunud või ei ole vaja üldse vähendada. See on ka elu loomulik ja vajalik osa, meie sotsiaalsus, meie sõbrad või siis ka see, et ma kutsun lapsehoidja või kutsun ämma või ütlen mehele lihtsalt kõik, mul on vaja seda 2 tundi või seda 5 tundi ja sa ei pea ütlema, või siis ütled lihtsalt, et nüüd ma lähen ja ma ei tea, mis kell ma täpselt õhtult koju tulen, ja mul ei ole mingit plaani. Et see ole nagu see, et alati nagu justkui pead jube tähtsa plaaniga põhjendama seda lapsehoidja tulekut, et tead, mul on lihtsalt seda aega vaja. Ja võib-olla lähedki kõigepealt lihtsalt uksest välja, lähed kõigepealt sihitult ja sest vaata, inspiratsiooniks peab olema jõud aega. Vaata, miks kunstnikud on sellised, et nad vabakutselised on ja neil ei ole nagu, et plaan suretab igasuguse loovuse tegelikult. Et sul peabki olema seda jõud aega. Seda ruumi nagu. Jaa, ruumi aega, õhku on ja... Kas plaani vaba olemist? Jah, et jõuab igav hakata ja jõuab mingit sihitust on ja, et see on ju ka nii hingetoitav, et sa lähed sinna, kuhu su jalad viivad, kus tunne tuleb, või siis kanda seda ruumi, nagu ma vahest vaatan, et lähedki linna peale, ei teegi plaani on ja sa hakkad äkki inimestega kohtuma. Ja sul on aega lihtsalt peatuda tänaval, rääkida mingi sõbraga juttu on ja lähed kuidagi edasi, vahepeal jõud seal väikse et me peame naistena muidugi nagu vabastama ennast nagu sellisest, nagu ka hinnangutest, et me justkui nagu raiskame kellegi aega, oma pere aega endale või varastame mingit aega. Või... Ja väärtustame seda enda olemist, seda enda olemise aega. Ikka. Et kui vajalik on täita seda enda tassi, et pakkuda teistele. Et kui meie oleme tühjad, siis meil ei ole nagu anda midagi. Ja kui sa märkad, et sa oled tühi, siis tunnistada seda ja öelda, et ma praegu natukene vajan aega. Ja vahest on see aeg, see ongi niimoodi, et ja vahest on see ainult mingi, vahest on see ainult 10 minutit. Et sa oled nagu rassinud on ja korraks keegi ütleb sulle, kuule, tule, lihtsalt istu maha, Kristiina, korraks, istu, ei ta kohe pikali ka on ja siis algab, kui isegi punnid vastu pole vaja ja mõnus on ka voos olla, tegelikult ega rattas olla, selles on ju oma võlu on et kui sa nagu maha tuled, ega vahest on raske nagu sinna tagasi minna on aga ja siis ongi, lähed korraks pikali ja siis seal pikali olles su keha hakkab lõdvestuma on tunned, kuidas su selgroog lõdvestub, kuidas su alaselg lõdvestub.
kuidas nagu pinged lõdvestuvad, on ju, ja said aru, et on küll vaja selliseid hetki või väga oli sellist hetke praegu vaja. Ja vahest tõesti ainult 10-15 minutit ja siis oled jälle kuidagi jälle mingis paremas kohas, on ju. Et ma enda puhul märkan ka niimoodi, et ma üritan enda aega planeerida, et kui mul on mingi kiirem periood, et ma paneks sinna sisse ka siis nagu sellele järgneb see rahulikum periood. Jah. Või siis on ka niimoodi, et sul on see kiiresse perioodi ikkagi ka see paus sisse pandud. Selline paus, et sa tead, et sul on väga kiire periood, on ju, ja see on väga okei, et sa tead, et sul ei ole seal väga on ju seda trillellat vahet nagu aega selleks, aga ikkagi, et sa paned sinna need hetked nagu ikkagi kavalalt nagu sisse, kus sa tead, et okei, siin tund aega ikkagi tõesti on ju. Kas mingid jalutamised või mingid sellised koosloomised. Aga mul tahab nagu hästi tulla see teema ikkagi selline naistevaheline suhtlus ja ma olen ikkagi oma elus seda näinud ja kogenud ja märganud ka erinevates praktikates, et on tihti nagu seda, et naised ei usalda naisi. On. Et kuidas nagu selle kohaga toimetada või sest tihti paljudel on kogemus, et naised sõbrad on reetnud või on mingi olukord, mis on jätnud jälje ja ta kuidagi ei suuda sellest vabaks lasta. Et kas siis kuidagi andestamine või mis võiks nagu toetada? Väga sügav, väga oluline teema. Sellepärast, et teades ise, kui oluline on naistevaheline suhe või siis, et kui naiste vahel on head suhted, turvalised, austavad, usaldavad suhted, et kui palju see jälle nagu annab sulle jõudu või nagu üldse elus on ju olla, sellepärast, et kui sul see usaldus naisena teise naise vastu puudub, siis see käib suga muide kogu aeg kaasas. Just sellepärast, et naistega me puutume kokku ikkagi kogu aeg on ju oma emade, ämmade, sõbrannade näol, töökaaslaste näol, eks, tütarde näol. Nii et see on küll üks suur teema, mille millega võiks rahusse jõuda, mida kiiremini, seda paremini. No mis siis teha? Jällegi, kõige parem on ikkagi vaadata kõigepealt iseenda sisse. Lihtne on muidugi näidata näpuga ja otsida asju väljapoolt, aga kõigepealt võiks vaadata korraks iseenda sisse nagu kahtepidi, et kuidas ma teisi naisi ise näen, on ju. Et lihtsalt rahulikult vaadatagi, et kuidas ma mõtlen naistest, millist sõnavara ma kasutan teiste naiste peale mõeldes või mingit hinnangut andes või mingit kriitikat andes on ju, et täitsa lihtsatest asjadest hakata, saime täna siin sinuga kokku on ju, näen ilusat sind on ju, sul on ilus soeng on ju, sul on ilus kleit, kõik see ja just, ja mõttes käivad ka ikkagi mingid mõtted läbi on ju, üks asi, ma ütlen sulle neid komplimente ja teine asi nagu, et kuidas ma üldse nagu teisi naisi vaatan, kõigepealt vaadata iseenda sees seda maailma, et sealt võid avastada juba päris palju, et kuidas ma siis ikkagi päriselt suhtun teistesse naistesse on ju, vaadata oma tütardega suhted üle, ka hästi oluline, eks, et tundub, et et see tütar on sulle maailma kõige kallim asi või kõige kallim suhe ja ei ole alati nii, on ju, et juba on selline, võtad isegi oma tütart võtta kui rivaali või tüütust või pettumust või mis iganes. Ja võtab kellegi tähelepanu, ma ei tea. Ja muidugi võtab su mehe tähelepanu ju, on ju, ja samas nagu täiskasvanud inimesena saad aru, et see on ju jabur, aga see on sinus haav, on ju selline ka see väikese tüdruku haav. Aga nii on jälle, et enne kui me lähme jälle võib-olla liiga palju minevikust otsima, neid põhjuseid on ju, nendest eelmistest eludest tohutult põhjused. Nii võib terve oma elu ära raisata, et sa muudkui sobrad seal minevikus. Et ma olen hästi seda poolt, et minu arust nagu kõige parem tervenemise viis on ikkagi see hetkes elamise kunst. Et need hetkes tehtud otsused, need hetkes märgatud asjad iseendas, need tervendavad seda minevikku ja loovad tulevikku. Nii et ikkagi hakata nagu tasapisi vaadata, kuidas ma hetkes nagu teiste naiste juuresolekul käitun, mida ma mõtlen ja niimoodi vaikselt iseennast korrigeerima. Aga muidugi, eks need tulevad nagu sügavalt
noh, see minu suhe minu endaga ja teiste naistega algab ikkagi suhtest emaga, et ei saa üle ega ümber, see on ka praegu selline popp teema, me räägime sellest palju, aga ikkagi see teise naise sees ma olen kasvanud, küpsenud, on ju. See on meie kõigi esimene suhe, ükskõik oled sa mees või naine, on ju, poeg või tütar, et siin ema kõhus oled sa saanud ikkagi selle esimese kogemuse ühendusest, inimsuhetest, koos olemisest. Et juba, et mis tunded, mõtted su emal on olnud, kui sa oled seal kõhus, on ju, mis hääletoone sa kuuled, on ju, et kas sa kuuled seda ärevat ema südant, on ju, pehmet ema südant, noh, kõik see, kuidas ta on su sünnitanud, kuidas ta on su vastu võtnud, on ju, et kas sa tunned, kas sa oled oodatud olnud või mitte? Muidugi, ja kuidas see algus kõik on olnud, noh, kuidagi, ühesõnaga, et ikkagi, noh, nagu sa ütlesid ka, et noh, millest siis alustada, see ongi, mul nagu annangi nagu ka 2 retsepti, et ikka võtad ise vastutuse, on ju, et ongi, vaatad ise ennast, kuidas sa suhtud siis teistesse, mis hinnanguid sa annad ja hakkad seda muutma, hakkad ise muutuma pehmemaks, on ju, ja ka vaatad tegelikult, kuidas sa ise tegelikult iseendasse suhtud, millist sõnavara sa iseenda kohta kasutad, on ju, et kui lugupidav, austav, imetlev sa tegelikult iseenda suhtes oled, eks. Ja siis ikkagi vaadata see suhe emaga üle ja see ei tähenda seda, et peab tormama suhet emaga parandama, mitte seda, sest nii ongi. Vahest see emaga suhe on, ütleme, selline delikaatne, on ju, ja ei saagi mingeid asju veel rääkida või ei saagi rääkida, sest vahest ka õudselt see parandamine või rääkimine ei loo alati sildu, et see teeb vahest on ju asju hullemaks, kui sa oled hullult nagu tõde näkku, ütleme, eks. Aga sa saad seda suhet lihtsalt analüüsida ja vaadatagi, et mis sind selles suhtes häirib, mis närvidele käib, on ju, kuidas sa ei taha, et su ema susse suhtub, või siis, et vaatad, et kuidas ma oma emaga tegelikult ikkagi räägin, on ju, või et kuidas ma tast mõtlen või kõik see. No vot, et sealt sa võid leida üles selle iva. Et kus on tegelikult see iva peidetud ja sa saad jälle endas seda asja nagu muuta. Või see, et see suhet emaga vaadeldes võid sa aimu saada, kust on asjad nagu nihu läinud või kus on see muutmise koht. Kas see sama kehtib ka nagu sellise konkureerimise ja võrdlemise kohta ka? Või kuidas nende teemadega on? No see on, ma arvan, et see on selline rohkem isegi selline ühiskondlik teema. Et kas ühiskondlik või siis siuke, ma vahest ütlen, mulle meeldib vaadata seda elu planeedil Maa, nagu maaülikooli, et meil on planeet Maa ja see on üks maaülikool. Sellepärast, et nii kahtlaselt ühtemoodi on meil kõigil need õppetunnid, on ju, Kadri, no lihtsalt tegelikult muidugi sa oled natuke teistmoodi, natuke teise eluga, aga tegelikult hakkame rääkima, on ju, ikka need samad, täpselt see enesearmastamine, suhteteemad, on ju, emaga teemad, lastega teemad, on ju, ega seal ei ole väga palju variatsioone. Ei ole midagi unikaalset. Ei ole tegelikult, on ju. Mõtled küll, et mu elu on nii unikaalne, mu kannatused on kõik nii unikaalsed, on ju. Noh, tuleb teistel ka ette. Nii et ikkagi kuidagi see planeedil Maa, see maaülikool on ja oota, mis teema see oli, millest ma rääkisin? Võrdlemine, konkureerimine. Just on ja tunnen ise ka, et mida rohkem me jagame nagu oma lugusid, seda rohkem tuleb nagu see, et tal on ka niimoodi ja tal on ka niimoodi. Et ma ei ole üksi. Ei ole. Ja just, et ma arvan, et see on ka selle ühe maaülikooli üks kursuseid lihtsalt. Sest see lihtsalt, ma arvan, on niimoodi. See on siin maaülikoolis tuleb läbi teha. Päris suur kursus, päris palju ainepunkte saab sellest. On ju. Ja mida rohkem täpselt me hakkame koostööd tegema ja siis märkame äkki, et vau, on ju, see rivaalitseme konkurents ei ole üldse nii lahe, kui me hakkame hoopis koos tööle, kui me koos looma. Kui palju inspiratsiooni, kui palju head tunnet, on ju, kui palju ilusaid asju sünnib koos loomisest. Ja siis ongi see minetatud, siis võib järgmisele kursusele minna, see võib sinna suhtekursusele minna, suhteülikooli minna. Et kuidas meil on tegelikult võime just naistena teine teist tõsta. Et mehed ei saa niimoodi selliselt tõsta, see on nagu nii eriline, kui need naiste ringid ja kõik sellised. Ja sellepärast see ongi see kõik, mis me tegelikult täna sinuga siin räägime, on ju kõik hästi lihtne ja võib tunduda, et no millest nad jälle räägivad või mis see siis on või mis on ikka need päris asjad, vaata, mis aitaks, on ju. Ja kõige jaburam ongi see, et need ongi päris asjad. No need ongi need naise elu päris asjad.
noh, armasta ennast, puhka rohkem, liigu, vool, on ju. No need ongi need naise maailma retseptid. Mine teise naise juurde, käige jalutamas, masseerige üksteist, käige kohvikus, on ju. Et see selline natuke see peata olek, nagu sa ütlesid, see natuke see naiivsus, on ju, see planeerimatus, inspiratsioon, ilu, on ju. Ja tervendavadki ja ongi päris asjad ja toimivadki ja just ega need padjaklubid nii-öelda on ju, ükskõik siis mõnedel naistel on see, ma ei tea, koos jahil käimine või kalal käimine või mäkke ronimine on ju, aga see on see padjaklubi, see teeme midagi koos, ühiselt, noh, aeg iseendale on ju, et no see töötab, see on seesama võib-olla see, et me oleme nagu need sünnitajad, eks, et me sünnitame nagu uusi olukordi, me sünnitame headust, me sünnitame ilu, me sünnitame loomingut, on ju, koos loomingut ja lihtsalt kuidagi, et me oleme sarnased, me lõdvestume, me ei pea liiga palju rääkima asjadest, on ju, sest me ju tunneme teineteist, me oleme naised, me tegelikult tahame samu asju ja siis tekib seal seal tekib jah, mingi selline ikkagi mingi täiesti eriline ja ainuomane selline lõdvestumise, sügavamale mineku ja mingi selline äratundmine või selline väga sügav nagu peegeldus. Ja meil on ikkagi neid peegeldusi vaja, et me nagu mõistame läbi selle teise naise iseennast paremini. Tead, kas või selleni välja, kas või need lihtsad asjad, et tehke naistega, tehke sõbrannadega või nagu me naistelaagritel oleme teinud, et ka kas või paaris või kambas teineteistele massaaži tegemine on ja et lihtsalt tal ei ole midagi viga on ja ei ole nagu mingit otsest mingit tervendamist, ei ole muide seksuaalset alatooni, et see on juba hea, et ongi, et ega siis pai, kallistus ja puudutus on tänapäeval ka nii ära seksualiseeritud on ja, et nagu mehega ka on ja, et see, et kui juba on justkui kallistus või väike musi, et see peab igal juhul lõppema nagu seksiga, on ja, et see on juba märk sellest, et täna saab, on ja. See on ju nii oluline, et nagu lihtsalt elementaarne lähedus on ja puudutus, helluse jagamine niimoodi, et sa ei pea midagi tagasi andma või et see ei pea kindlasti kuhugi jõudma. Et sama nagu vaata naiste omavahel, et see kaabki nagu ka see seksuaalsus läheduse vahelt, et lähedus ei võrdu seksuaalsus on ja. Et on ju, et nendes naiste ringides või laagrites on olnud see, et kui ongi, et ka selle teise naisele lihtsalt selle silitamine või massaaži tegemine annab sulle äkki aimu sellest, et issand, kui ilus ja õrn ongi naise keha ja siis saadki aru selle teise naisele massaaži tegemisest, et aga mina olen ju samasugune, on ju, et minu keha ongi nii ilus, nii voolav, nii kumer, nagu nii kuidagi hell ja õrn. Et no võtta, siis saad nagu paremini aimu nagu iseendast ja saad jälle iseennast nagu paremini vastu võtta. Jaa, see on nii ilus koht. Ja see annab seda usaldust ka. No sealt saadki selle usalduse kätte, et me oleme tegelikult nagu nii ühtemoodi, et see naine võib-olla tundus karm või vaatas mind siukse kadestava pilguga või midagi niukest on ja siis me hakkame oma neid lugusid rääkima on ja võib-olla sellel naisel on ka lihtsalt see mask on ja see on tema selline ellujäämise võimalus, et ta on tegelikult nii õrn, tegelikult nii haavatav on ja tal on need omad asjad on ju elus, mis ei ole võib-olla päris läinud nii, nagu ta on tahtnud või mingi raske metk elus on ja muidugi me ei ole ju, see on karm ühiskond, kus me praegu elame, see ei ole ju selline ühiskond, kus selline haavatavus oleks nagu justkui tugevus on ja, aga kui need maskid nagu maha lähevad, siis näed, et tegelikult sellise kadeduse, selle kurjuse ja selle taga on tegelikult me kõik tegelikult need tüdrukud, kes tahaks nutta pea emas üles või ema rinnal. Ja sageli, kui me ise nagu paneme mingi loo sinna külge, et või ta vaatas mind sellise pilguga, mõtleb kindlasti seda. Aga kui sa temaga pärast ausalt räägid. On ju, sa ei mõelnud, on ju. Seal ei ole siukest lugu. Jah, puhas minu enda lugu. Ja, et me ise nagu loome neid mingi, ta vaatas mind siukse pilguga, ta kindlasti mõtleb must mingi pahasti nüüd või et ma ei ole piisav või tõmbab mingid selliseid asju käima. Ja, võt sellepärast, see ongi see vastus, miks neid naiste ringe veel on vaja. Mitte ainult selle teise naise pärast, vaid just minu pärast, et ma näeks neid oma lugusid ka, et milles ma ise kinni olen, mida ma ise ketran. On ju? Et
ja see on väga vabastav, nii et need naiste ringid, ükskõik mis teemalised, mingid naised on koos, laulavad regilaulu, on ju, mingid naised on täpselt koos, käivad matkamas, on ju, kellelgi on massaažiringid, kellelgi on kokandusringid, on ju. Ja mõned käivad sinu juures saunas näiteks. Täpselt käivad minu juures saunas ja see alati toimib ühtemoodi, et see on nagu väga vabastav. Ja mina tunnen nagu seda ka, et lähendav, just et naised omavahel. Ja mina nagu mõtlen nii ka, et mul selline lause, mis ma ütlen, et iga jagamine toob lähemale iseendale. Et see, et kui ma ise jagan, seeläbi ma mõistan ka iseennast paremini. Jah, ja sealt tulebki su vastus su küsimusele, et kuidas see naiste usaldus siis taastada. Aga nii ongi tasapisi ja alati tegevustega. Üldse, me peame ikkagi nagu rohkem, peab meil olema ühistegevusi. Mehe naisena on ju, et paarisuhted hästi toimiks, et peavad tulema need ühistegevused nagu tagasi on ju. Peab aeg-ajalt võtma samamoodi, võtma selle, ma ei tea, aja, võtma nädalavahetuse vahest, tuletame jälle meelde, kui hea meil kunagi oli tegelikult kahekesi on ju. Me ei ole ju niisama elasin koos, praegu on lihtsalt kõik need karjäärid, lapsed, koerad, majad on ju, võtavad lihtsalt aega nii palju iseendale on ju, võtavad ära aega, aga on aeg-ajalt vaja jälle kahekesi minna on ju, kinno, teatrisse ja ma ei tea, kas või lihtsalt hotelli on ju, et tuletada meelde, et issand, kui hea meil on tegelikult olnud või meil on ju koos lihtsalt niisama olla. Täpselt niimoodi on seda aega vaja, et võtta lihtsalt emaga, et ei võtagi oma lapsi kaasa, võtta oma meest kaasa, et lähed lihtsalt emale külla, lased tal pannkooke endale küpsetada on ju, ainult sulle, eks, või no just võin oma tütardega välja või lastega eraldi välja või. Et lubad ennast poputada. Aga Kristina, lähme nüüd selle küpse naise juurde. Lähme, väga põnev teema. Et kuidas sa seda küpset naist kirjeldaksid? No ma kirjeldan, võib-olla see esimene asi tuli küps naine on õnnelik naine. No, täiesti lõdvestunud naine. Mingi pinge läheb ära. Muidugi, seesama, et kui sa mõtled nagu seda küpsust nüüd, kus ma ise olen, ma olen selles üleminekus. Üleminek on siis nii-öelda, ütleksin niimoodi laias laastus selline 10-aastane eluperiood naise elus, ütleme selline kuskil 45–55 sellises laias laastus, kus sa lähed siis sellest, kogu eelnev täiskasvanud eas naise elu on käinud mul läbi kuupuhastuse tsükli on ju, kuutsükli, menstruatsioonitsükli, eks, et kogu aeg on see evolutsioon ja rasestumise võimalus ja siis kui olin rase, siis oli rasedus ja lapsed ja imetamine ja kui ei olnud, siis on sul see kuupuhastus on ju, aga kõik käib ümber selle tsükli. Ja ka lihtsalt arhetüüp kui selline üldse, et sa oled selline noor, fertiilne, tegutsev on ju, siuke naine. Ja siis on see üleminek on ju, ja ongi antud aega, et lihtsalt mõnel on vaimsed, füüsilised sümptomid, mõnel ei ole midagi, aga keha seadistab tasapisi 10 aastat umbes ennast ümber uuele süsteemile. Et kui enne olid ühed väga selged hormonaalsed süsteemid, on ju, ütleme see östrogen, progesteroon, on ju, siis nüüd teised organid, teised kuidagi elundid võtavad need funktsioonid üle ja sa hakkad toimima teistmoodi. Et ühesõnaga selline periood huvitav ja siis sa lähedki justkui sellesse vana, targa naise, küpse naise või nõia või preestrinna või sellise kuninganna on ja, et neid on nagu erinevaid kihte seal ka, eks. Ja mingeid initsiatsioone, ega sa ei saagi nagu Metsamoor ütles, et ega siis sa võid ka noorest peast olla väga intuitiivne, sa võid olla selgeltnägija, sa võid isegi olla ju ravitseja tegelikult, aga sellise korraliku nõia staatusesse sa ikkagi menstrueeriva naisena tegelikult ei saa, et on ikkagi mingid on ju kohad või kus sa pead mingid etapid nagu läbi tegema ja see on ka ikkagi see energeetika puhtalt on ju, et sul ikkagi läheb see energia, veri, kõik liigub ikkagi siin all on ju, emakas, munasarjad on esimene, teine tšakra, et kuni sul ikkagi menstruatsioonsükkel käib, et loomulikult sul on nagu kõik avatud on ju kogu aeg, aga väga palju energiat läheb kogu aeg siia on ju. Nii, nüüd kõik see energia on ju, iga kuu läks siia tohutu selle asja alla on ju, see on nüüd tehtud ja kõik see energia jääb sul üle on ju, tõstmiseks südamesse, kolmandasse silma on ju, ehk kosmosesse, et nüüd tulevad need tõelised ühendused või veel peenemad ühendused
ja kuna see asi kaob ära, sa ei pea nii-öelda on ju otsima enam meest on ju, kogu aeg rasestuma on ju, hoidma ennast ilusana on ju, rinnad kikkis ja kõik. Ikkagi see on alateadlikult, nii mis isegi, et sul on juba 10 last sünnitatud või et mis siis, et sa oled juba 40+ ja ei kavatsegi enam sünnitada või sul on mees olemas, et sa ei pea teda otsima. Aga see käib, noh vaata, see programm käib peal. Ja nüüd sa võid selle kõik, et see ei tähenda seda, et see on kuidagi koledaks pead muutuma, vaid see on tõesti hoolitsema on ju. Aga jaa, nüüd on nii, et nüüd on kõik see energiaaeg nagu on ju, nagu nüüd on päriselt hoidmise aeg. Sa saad nüüd tegeleda kõigi nende asjadega, milleks sul enne ei olnud aega, mida sa nüüd päriselt tahad teha on ju. Tavaliselt seal küpsemal naisel ongi juba need lapsed on ju tegelikult suureks kasvanud on ju. Loomulikult on lapselapsed ja nii, aga see ei ole selles mõttes enam sinu kohustus. Sa oled neile nüüd nagu vanaema, sa oled neile selle suguvõsa, see vana tark naine, kes ei tõmble enam. Selles mõttes, et ma nagu tunnen ka, et nagu iga hetkega selles küpsemises nagu maandun ära. Et no tõesti need emotsioonid ei laperda sul enam niimoodi, sa oled nagu maandatud, sa oled oma väes juba kindel, sa oled oma ilus kindel, et nagu seda tohutut emotsiooni selles, et kas ma ikka olen ilus, kas ma olen ikka väärtuslik, piisav, kas mind ikka märgad, mis teised arvavad, on ju. Tead nagu päriselt ka see pudiseb nagu maha. Ja siis sa muutud nagu sellise ilmasambaks, on ju. Sest mis su noored siis peavad tegema, su lapsed, on ju, ja ka teised noored su ümber. Et kui me selliste vanade tarkade naistena nagu edasi tõmbleks, on ju. Või noh, nagu ongi seda, vaata, inimesed ei julge, ei taha vananeda, on ju. Et noh, et nagu tõmblevad edasi, et ma isegi tõmbaksin nagu mingi paralleeli selle praeguse äreva maailmaga. Et ma arvan, et see on natuke nagu naiste vastutus ka. Et kus on need meie vanad targad naised, on ju, kes on sellised maandatud ja rahulikud ja targad ja kui sina oled siis nooremana ärev, et sa saadki tema juurde minna. Sest temaga ei ole sul konkurentsi, on ju. Sa saad lihtsalt minna pea panna sülle või küsida, et kuidas need asjad siis käivad või et sa tead päriselt, et keegi on sinust targem. See on nii mõnus tunne nagu, ma ei tea, minna sinna Moskvasse on ju suitsusauna edaveeroja juurde ja siis ta on nagu sul hea, tore vanaema on ju ja tark ja et see on alati nii vabastav, kui keegi on justkui sinust targem ja natuke vanem on ju ja ta on rahulik, ta on kuidagi endas on ju, ta on oma nagu mingis väärikuses ja niimoodi, et noh, vot selline nagu roll tuleb ja see on oluline ja see on kihvt roll. See on nii ilus koht, ja. Aga tegelikult me nii kardame seda. Jah, õudselt kardame. Kuigi samas me tahame seda. Me tahame olla väekad, me tahame olla, väärtustada ennast, kuidagi võtta seda endale seda aega, aga me nagu kardame sellest rollist loobuda, sellest olemasolevast rollist. Ikka, sellepärast, et me elame vaata seda nagu nooruse, kultuse ühiskonnas. See tuleb sealt, et ei ole kogemusi, ei ole häid näiteid. Et lihtsalt see, et me peame ise naistena praegu, me peamegi olema siis need esimesed, nagu näitamagi seda, et no midagi ei ole teha, ikka vahest igasugustel aladel on keegi esimene, on ju. Et no kui meil ei olnud eeskujusid, siis tuleb ise selleks hakata, aga muidugi on raske, sest noh, siin ei ole isegi midagi vaja vaielda, muidugi noor inimene on ilus, on ju, no noor naine on ilus, see ongi maailma kõige ilusam asi, on ju, ja kõige ilusam ühesõnaga nähtus on üks noor fertiilne naine, on ju. Et no lihtsalt ongi imeilus ja aga see on kuidagi, vaata, kui sa võtad ikkagi elu tervikuna, et elul ongi sünd ja surm ja kui sa võtad selle surma ka tagasi elu osaks, kui sa teadvustad ära, kui sa võtad ta normaalseks elu osaks, on ju, sa tead, et see kaduvik, et sellest ei põgene, on ju. Et see on normaalne elu osa. Vaata, siis sa nagu ei nuta taga. Sa ei saa nutta, ma olen ise praegu vaadanud niimoodi, et sa ei saa nutta taga seda, kuidas ma olin 20-aastasena. No, ma olin nagu imekena, tegutsev, loominguline noor naine, on ju. Ja tead, ma üldse ei igatse teda taga. Sellepärast, et ma vaatasin ja siis 30-aastasena avanesid mulle täiesti uued uksed, on ju.
ja siis 40-aastasena täiesti erinevalt, on ju. Praegu ma olen sihuke 50-le lähenev ja ma ei igatse üldse, ma imetlen seda 20-aastast ennast, aga ma üldse ei igatse sellepärast, et nagu päriselt ka avanevad uued uksed, uued tundlikkused, elu on lihtsalt nii põnev praegu, nagu nii tundlik, nii, ma ei tea, ütleks orgastiline või, et ta on nagu nii tiine on elu ikka, et nagu me nagu rikume kõik ära, kui me elame vaata minevikus. Vaata jälle see kannatus on ju. Just. Oli nii ilus näha ja peenikene ja seal see ja teine on ju. Aga siis mul ei olnud üldse näiteks sellist enesekindlust või ma laperdasin mõnes mõttes jälle hoopis teistmoodi on ju. Ja see ei tähenda ka seda, et selles 20-aastasel Kristiinal oli midagi viga. Ma ei taha ka seda öelda. Lihtsalt, et mul on see 20-aastane Kristiina, 30, 40, aga nüüd on see on ju. Ja siis tuleb, kogu aeg tuleb lisaks. Kogu aeg tuleb kingitusi lisaks. Et ühesõnaga et ühesõnaga see nooruse kultusest tuleb nagu välja astuda, et keegi pole igavesti noor ja me ei tea ka seda, mis uksed meile avanevad 70-aastasena, aga mis uksed avanevad päriselt 100-aastasena. Seal võib tunduda küll, et vaatad neid 100-aastased, mis elu see ikka on ja ikka nagu ikkagi sa kuivad ära ja komberdad seal vaikselt. Ma arvan, et see ei ole nii lihtne. Ma juba natuke nagu tuunida ennast sinna 100-aastase inimese ellu on ja kus on kõik nagu nii õhuline, see tundlikkus läheb, ma arvan, nagu nii hõrguks, et sul on juba hoopis teised kanalid lahti, mida sa ei saanud 20-aastasena nagu lahti hoida või sul ei olnud sellised olemaski neid kanaleid. Nii et ja võib-olla surmahirm on nagu ka kuidagi maandatud või sa nagu oled seda aktsepteerinud? Ja kindlasti maandatud täpselt, et praegu võib tunduda et ma arvan ka, et see iga eluetapp, see pehmeneb nagu ära, et kui me ette muretseme, siis tekib ka see hirm, aga tolles eluperioodis nagu tulevad lihtsalt need kingitused ja see olemise viis. Nii et see tähendab ikkagi, me jõuame tagasi sinna eluväärtuse kui sellise juurde, et me peame hakkama tegelikult elu kui sellist, mis meile on antud, täpselt nii pikalt, kui on antud, täpselt sellises kehas ja sellise olemusena nagu on antud, et peame tegelikult seda rohkem armastama ja väärtustama. Ja. Kristina, mida sa soovitaksid naistele? Et kuidas siis olla nagu rohkem tasakaalus, oma väes, sellises, rohkem südames? Mis need sellised soovitused, näpunäited võiksid naistel olla? No esimene asi on ikkagi aeglustamine. Nagu kõiges, et kuna elu on nagu päris kiire, on ju, päris kiires tempos me elame, et selliseid asju sa iseenda kuulatamine, iseenda intuitsiooni kuulatamine, see tuleb kõik paremini välja, kui sa natuke nagu rahulikumalt võtad. Nii et ikkagi leida mingeid selliseid rahukohti, aeglustamise kohti. Siis ikkagi naistele mõjub hästi loodus, ise ka üle ka ümber. Ja loodus, miks ka konkreetselt mets ja tegelikult ka need taimed, nagu teil siin on, et see on rohelist värvi. Roheline värv on ja südametšakra värv, muidu rahustav värv, nii et nagu päriselt ka lähed metsa, seal on kõik roheline ja juba see värviteraapia hakkab tööle, sa juba nagu rahuned. Ja vaata, mets kannab ka harmooniat, seal on kõik need kooslused on harmoonias, nii et tegelikult ikkagi me metsast, see on meie pühakoda, see on see meie kirik, see meie tempel, et sa saad sellise universaalse, mingi kosmilise, mingi tarkuste, sellise harmoonia sealt nagu kätte. Et mets peegeldab sulle harmooniat ja väge ja ikkagi see looduses olek ja teha ja olla lihtsalt natuke metsikum. See ongi kõik paljajalu käia, ilma rinnahoidjata käia, ilma aluspüksteta käia, käia rohkem kleidiga, mitte aluspükse alla panna, täpselt ilma rinnahoidjata, et siis suru kohe oma südant kokku, et suvel vaata saab kõiki neid asju teha. Käia ujumas, käia oma mehega, üksi sõbrannadega rohkem looduses, paljalt ujumas, päevitamas, itsitamas, et meil oleks natuke rohkem mängu.
ja see tundub, et kuidas see on seotud siis nagu väega, vägi võib-olla tundub, et see on alati sihuke suur ja tõsine asi ja tõsiselt ettevõetav asi on ja aga kas niimoodi see vägi tulebki, see niimoodi väga tõsisena kulmkipras on ju, hambad ristis. No vägi tule nüüd. See vägi on ju ja, kui sul on ikka hambad ristis on ju, siis sul on emakas ja tupka, kõik on ju pinges. Nii et mida rohkem naeratust on ju, mida rohkem vabadust on ja mida rohkem sul on neid tegevusi, mis täpselt panevad siin niisugust liigutust tegema on ja sealt see vägi tulebki on ja su rinnad on vabad on ja naiste väekoht on süda, on armastus, on see tingimusteta armastus on ja nii et rohkem tegevusi ikkagi, mis su hinge toidavad, mis su südame rõõmsaks teevad, nii see vägi voolabki sisse on ja. Kristina, sa soovitad alati naistele ka rinnamassaaži. Tahad äkki sellest ka paari sõnaga rääkida, kes ei ole sellest võib-olla kuulnud? Ja hea meelega, see on nagu täiesti top-notch teema, et kutsuge ennast absoluutselt iga päev rinnakohtingule. Ja see ei ole üldse seotud sellega, kas sa oled üksiknaine, mis iganes põhjustel, kas natukeseks või oledki niimoodi oma elus selle valiku teinud on ja kas sul on mees, kas sul on sõber, sõbrannad, see ei ole üldse seotud sellega, vaid et lihtsalt kutsu ennast rinnakohtingule, kas või 5 minutiks, aga iga päev. See on siis niimoodi, ongi, kuna siin on su süda, su tundeala, on ju, et me ei muutuks, et me ei paneks ennast kinni. Ja et meie süda ei oleks kinni. Ja selleks ka, et su keha toimiks hästi, et su hormonaalsüsteem toimiks hästi. Kuna rinnamassaaž aktiveerib kogu sinu näärmesüsteemi ehk sinu hormonaalsüsteemi, nii et hoiab su hormoonid korras, hoiab sind südames, hoiab su tunded valla ja hoiab endaga ühenduses. Nii et lihtsalt juba puhtalt sellest õliga, ilma õlita on ja udid oma rindu, on ju, võtad rinnahoidja ära, vabastad ennast nendest energiatest on ja siis see rinna ümber olev see rinnanibu ümber olev see ala on ju, mis on, kui sa veel sealt seda ringitad, siis ongi, siis hakkavad kõik mahlad tööle sul on ju, kõik su selles näärmetes ja siis muide seesama ala on ju, see nibude ümber ala, see aktiveerib ka sul ajus need samad keskused, mis vastutavad jälle sinu orgasmide eest. Nii et tegelikult, et rinnamassaažis siis vaata, kui palju häid asju on ja see võib olla võti sinu orgastilisu, sinu orgasmide juurde või siis sinu veel tugevamate orgasmide juurde on ja siis see on võti sinu väga hästi toimiva hormonaalsüsteemi juurde ja siis veel selle juurde, et su süda oleks avatud, et sa oleksid oma tunnetega heas kontaktis on ja nii et ühesõnaga selline väga oluline ala olla oma rindadega heas kontaktis, neid imetleda, neid tervena hoida ja samas ongi, kui sul on selline inimene, sõbranna või mees on ju, et muidugi sa võid lasta teha endale seda rinnamassaaži, nii et vahest võib-olla teeb keegi teine, vahest teed ise, et ühesõnaga lihtsalt hoida ennast elus, elusana, mahlad voolamas, naudingulisena, nii et kõigile soovitan. Nii ilus mõte. Kristina, lõpetuseks. Kas midagi veel tahaksid öelda või midagi jäi ütlemata? Ma arvan, et naistena, loojatena, sünnitajatena, emadena, meil ongi väga oluline roll maailma rahu ja harmoonia osas. Sellepärast, et kõik lapsed siia maailma on sünnitatud meie poolt, on sündinud naisest. Nii et väga suur roll on emadel. Väga suur roll on emadel, meil emadena ja tegelikult ka ikkagi mitte sünnitanud naistena, et naine, ka mitte sünnitanud naine kannab kõik endas ikkagi on ja seda sünnitamise koodi või sünnikoodi ikka või need samu rindu, eks ole, seda sama armastust, seda sama tunnetega kontaktis olemist. Nii et meil on rinnad, on ju, meil on suured rinnad, me oleme sünnitajad, eks. Nii et see ongi mu sõnum, et naised ja sellepärast, kui me täna on ju siin istume, et oleme siis endaga ühenduses, armastame siis iseennast, see hakkab sealt, sellepärast
et me mõjutame lihtsalt nii paljut, et meil on võimalus nii paljut mõjutada. Et rohkem suuremat pilti. Et kes siis veel, kui mitte meie, on ju, et emana näiteks ega siis ma ei pea olema kõigega nõus, mida mu lapsed teevad, mõtlevad, noh, ma ei pruugi olla üldse ka uhke kõikide tegude üle näiteks, mida mu lapsed teevad, eks. Aga, ja ma ei pruugi seda heaks kiita, aga ma võin alati vaadata suuremat pilti ja proovida mõista, et kust see algas ja mitte kaotada lootust, et kõigiga on lootus, et meie kõigiga on nagu lootust. Ükskõik kui halbasid tegusid sa teed või ükskõik kui kadunud sa oled, et lootust on alati. Ja võt seda lootust kannavadki naised. Ja meie olemegi see lootuse kandjad ja meie peame hoidma nagu lootust üleval, et kes siis veel, kui mitte meie ja tegutsema lihtsalt selle nimel, elama selle nimel. Aitäh sulle. Ilus. Sobin meile lootust ja rahu. Ja. Tead, sa jagasid oma selliseid sügavaid taipamisi otse südamest. Ma siiralt loodan ja soovin, et iga naine leidis endal siit midagi. Mõistmaks paremini iseennast, kas või natukene. Ja iga mees, kes seda vaatab, et mõistaks oma naist, oma ema, enda lähedal olevaid naisi veel paremini. Aitäh sulle, et sa kuulasid ja vaatasid ja uute kohtumisteni.